Tere! Minu nimi on Heidi Baubord, olen Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses tegevjuht ja juhin ka noortetugilat. Tahan oma klipiga näidata oma järgmist 4 päeva, kui olen minemas välislähetusele. Nimelt printisin välja just lennupiletid, et lennata homme Belgiasse ja kolmapäeval sealt juba edasi Austriasse. Teemad on väga erinevad, aga usun, et mõlemad on väga põnevad ja olulised ka Eesti jaoks. Nii et vaadake, kui teid huvitab ja muidugi ilusat noorsõde nädalat. Hei, olengi jõudnud Brüsselisse. 2 tundi lendu on mul juba selja taga. Jõudsin seal juba päris palju ära teha. Nimelt lugesin läbi 90 lehekülge ingliskeelset dokumenti, kus ma siis lugesin sellest, kuidas võiks kohalikku noorstööd veelgi kvaliteetsemalt teha ja kuidas seda siis hinnata. Jõudsin ka natuke järgmise aasta tegevuskava vaadata, mis siis puudutab Eesti hanki, et siis ette valmistada ja kenasti juhatusele saata. Nüüd, kui mul on 2 tundi veel kohtumiseni aega, mis ma teen? Vastan mitmetele meilidele, vaatan üle, et noortetugila lepingud oleks ikka kenasti sõlmimisel ja vaatame, kui mul on aega, siis võib-olla jõuan ka selle aasta aruannet veidi teha, mis siis puudutab Eesti hank 2016 tegevusi. Ja loomulikult noortetugila aruannet, mis siis tuleb juba esitada oktoobri keskel, nii et tegevust jagub. Just äsja lõppes meil kohtumine, 1,5 päeva oleme me siis arutanud ühte 90 leheküljelist käsiraamatut ja nagu te näete siit laua pealt, siis rahvas on just lahkunud ja jätnud oma asjad veel siia. Nii et lähme nüüd saali tagasi, teeme meil viimased mõtted ja siis vaatame, mis edasi saab. Hei, on teisipäeva õhtu ja kõik ülejäänud osalejad on koju lennanud. Mina aga olen jäänud, sellepärast et homme peaksin siis lendama siit otse Viini. Aga vahepeal läksin siis korraks päikest otsima Brüsseli kesklinna ja sõin siis 2 Belgia vahvlid ära ja nautisin siis kohvi. Nüüd olen aga hotellis tagasi ja olen vaadanud siis, mis minu meiliboksi tänase päeva jooksul on tulnud. Peamiselt siis tegelen hetkel erinevate noortetugila teavituste asjadega. Vaatan siis kuvatõmmiseid, et logod ja erinevad tekstid oleksid siis kõik õiged. Ja muidugi on meil olemas siis Eesti hankil üks Facebooki grupp, kus siis oma kolleegidega arutame teemad üle, mis siis meil tänasel päeval laual on. Nii et lähengi nüüd arvutisse tagasi ja tegutsengi edasi. On teisipäeva õhtu, kell on 8. Hakkan oma tööpäeva nüüd lõpetama. Olen oma viimased 2 tundi tegelenud siin järgmise nädala islandlaste vastuvõtuga, püüdnud siis vaadata, et kõik need kohad, kuhu me peaksime jõudma ja kes meid vastu võtavad, ikka seda siis teevad. Nii et tööpäev saab läbi ja eks varsti tuleb magama minna, sest tuleb juba üles ärgata vähemalt kell 5. Hea tööd! Tere hommikust! Kell on 5:30 ja hakkan lennujaama lendama. Nagu näete, kohvrid on ka olemas. Mis siis ikka? Tuleb minna! Olen jõudnud lennujaama, et nüüd lennata Stuttgarti ja siis sealt juba edasi Viini. This aircraft is equipped with 6 emergency. Jõudsin kohtumispaika 1,5 tundi varem, nii et lähen jalutan natuke ja vaatan, mis siin linnas siis teha on. Kohtumine Viinis on alanud, nagu näha on meil praegu väike kohvipaus. Kohver on jälle kohal, ehk siis olen jõudnud hotelli. Mis ma siis täna tegin? Peale selle, kui kell 2 hakkas meil kohtumine, sain tuttavaks kõigepealt umbes 2-13 riigi erineva esindajaga, kes siis kõik on ühel või teisel moel seotud erinevates riikides avatud noorsõde arendamisega. Kuulasime, mis nad 2 aasta või 3 aasta jooksul on teinud ja on päris palju panevaid asju teinud. Ja märkasin, et olen seda ka enda teadmata tegelikult päris palju teega jaganud Facebookis, ehk olete märganud. Aga tegelikkuses on see, et on nüüd välja töötatud siiski 16 erinevat põhimõtet, mis erinevas 9 riigis on siis olnud laual ja millega nad on nõus olnud. Ja arutasime, kuidas seda kõike nüüd siis igas riigis edasi arendada või kuidas neid põhimõtteid siis kasutada, et neid päriselt ka kasutama hakatakse. Igal juhul minul oli küll väga põnev. Lubasin loomulikult nagu ikka jälle palju asju kokku, aga loodan, et suurem osa neist ka realiseerub.
Nüüd hotellis veel korra olen avanud oma meiliboksi ja olen saanud väga erinevaid kirju ja pean nendele nüüd ka kõigile vastama. Ja üks teemadest näiteks on see, kuidas siis järgmisel aastal, kui Eesti on eesistujamaa, noorsootöö teemasse või fookusesse tõstetakse. Nii et ma lähengi tagasi, sest see on päris põnev. Olen nüüd valmis minema vastuvõtule. Nimelt Viinis siis noorsootöö osakonna juhataja kutsub meil täna kõik õhtusöögile. Nii et sinna ma lähengi. On neljapäeva hommik, olen valmis minema hommikusöögile. Enne hommikusööki jõudsin veel välja printida oma lennuki pardakaardi, lugesin veidi Eestis toimuvaid uudiseid, rääkisin Kerlikõivuga natuke juttu, et mis meil täna veel plaanis on ja nüüd lähen siis sööma. Oleme jälle ratastel, et liikuda siis kohtumispaika. That's the Imperial Palace. Hetkel tegeleme väga toreda asjaga, nimelt me unistame, milline on avatud noorsootöö aastal 2030. Muuseas viibin ma praegu koolituskeskuses, mis on mõeldud noorsootöötajatele. Viinis on lausa 1000 noorsootöötajat ja neile siis on eraldi selline keskus, kus neil on siis erinevad koolitusklassid. Nagu näete, peab vahest inimene sööma ka. Tere! Olengi tagasi jõudnud Eesti pinnale. Täna on tegelikult juba esmaspäev. Jälgin siin Eestile siis presidendi valimist ja samal ajal siis kirjutan ka väga paljudele meilidele vastu, mis siis on tulnud selle aja jooksul, kui ma olen ära olnud ja pole veel jõudnud vastata. Laual on ka näiteks artikkel Mari ajakirjale, järgmise noortetugile aruanne ja koostöö, mida me plaanime siis teha noorteaasta 2017 puhul Lastekirjanduse keskusega. Minul oli igal juhul see välislähetus tore, sain väga palju asjalikku teada ja ma usun, et nendest kõikidest asjadest on kasu mitte ainult Eesti noortekeskustele. Aga nüüd ma hakkangi vaatama, kas Eesti saab omale uue presidendi. Teiega oli tore. Tšau!